Tere kõigile veel kord, head kaasteelised, head kaasamõtlejad. Mina metsamehena olen töötanud Lahemaa rahvuspargi territooriumil algsel, kuna ta tükeldati juba ära 52. aastast. 10 aastat enne selle asutamist. Olen pärit Rannakülast Setomaalt ja kui ma siia tulin, rannaküladesse minnes, üllatas mind niisugune kodune tunne, nagu ma oleks jälle seal nende saunade, paadikuuride juures, nende inimeste seltsis, kus me ootasime seda nooda järjekorda ja kalapüügis, nagu see tavaliselt käib. Üks inimene on taolise elukutse puhul väga nõrk. See oli ääretu niisugune küla ja selle kogukonna kokkuhoidlikkuse tunne. See oli, ma rõhutan, tolle aja rannakülades, mis Juminda poolsaarel meie tööpiirkond siis põhiliselt oli, kuna majandite metsad kuulusid ka riigimetsa niisuguse kontrolli alla. Aga kahjuks, kui nüüd minna sinna, tahaks väga soovida, et kuidagi viisi saaks seda suletust asendada selle avatusega, mis kunagi oli. Tähendab, millega see on tekkinud? See on ääretu muutlikkusega meie keskkonnas, ehk nagu Jaaniga arutasime kunagi, mis tähendab sotsiaalökoloogia. Selle sõna kasutusele võtmine eelpool on juba juttu, on ääretult oluline meie terve ümbritseva ja inimtegevuse, tähendab, mis see kultuur siis on? Minu arust kultuur on ühesõnaga see loodus ja inimene, kuidas sellega ümber käib. Ja vaat sealt tuleb see kultuur ja kultuuritus. Tähendab need kogukondade loomise, mida me püüame nüüd meedias rääkida ja kajastada. Kuidagi viisi, vähemalt minuealised, 84. käin, ei suuda seda kokku panna. Kui sa lähed, istusime seal Tapurra külas Põlise metsamehe Liimandiga ja mis ta siis Talvikuga. Ja ma natukene jalutan, käin randa minna ja tulen tagasi. Ja mina ei saanud eramaa, suletud kuurikoer. Ja mina siis resümeerisin, ütlesin tagasi, kuule, piirivalve ajal, vanal Vene ajal, oli lihtsam nagu sinna pääseda. Et kuidas see nüüd on, aga see eraomandi õigus, hoiame seda, muidugi see on kõik vajalik, aga niisugune inimlikkust ja kuidas me saaksime selle kogukonna kohta, kui ma ei pääse sinna, selle sama Kravtsova mäe pealt vasakut kätt Tapurra külas minna. Minu naise ema neiupõlve nimi on ka Kravtsova, ta on sellest õimust päritud. Ja kui meeldiv oli seda meenutada, kuidas temaga juttu ajasti, kui kõik niisugune, kuidas öelda, inimlik vastuvõtt, vaat see on kadunud. Ma ei taha neid linnainimesi, kes nüüd on asustanud palju ümber, mismoodi minu isad ja vanaisad neid kõik nimetasid ühesõnaga. Niisuguse. Vaat see on üks niisugune asi, mis nagu pidurdab. Ja teine asi, mis ennem oli kerge korralda, oli riiklik ja kooperatiivne omand. Aga nüüd on see eraomand. Et nüüd oleks kuidagi viisi meil läbi murda nendest tõketest, et seda headust ja taolist asja saada see külakogukond kokku. Aga et looduskaitse selts oli nii tugev ja ma
arvan, et olin ka selle Kuusalu osakonna algusaasta asutajate hulgas. Ja pärast oli siis meil omaette Lahemaa osakond, kus oli kusagil 7-80 liiget. Aga see ei olnud see jõud. See jõud oli kõik see, et need liikmed paiknesid meil üle territooriumi laiali, nagu Kolgaküla hobuste päevadel ütles Kolgaküla peremees, et kui need hobused, mis näiteks meie peres on 5 ja temal on midagi 15 ringis, kui nad paikneks külades laiali, kui need hobused nüüd veaks niimoodi metsas, mis mina 50. aastate järgi tulin siia metskonda tööle, siis võiks selle Lahemaa metsade majandamise hoopis teisele tasandile viia ja võiks lubada niimoodi metsa edasi tegutseda, kui omal ajal Kaasik oli peametsa olema, kui need tööd kuidagi pooleli jäid töösõnaga. Tähendab, kunagi tuleb see mets muidugi maha raiuda, on küsitud sageli nendel esinemistel. Ma ei oska lühidalt kunagi vastata. Ei saa, kuna see on omaette terve teadus, aga on taastamisraie, niisugune mõiste oli vanasti sees, taoline moodus. Ja seda on kõik võimalik teha. Põhiline kuidagi me saaksime võita selle üldsuse niisuguse poolehoiu, nagu see oli kusagil 60-ndatel Lahemaa rahvuspargi algaastate, kui need Veljoranniku hakkas siin metsades ringi käima ja rändama juba ja sellele tasemele, siis meil jääks võimalused ühesõnaga kuidagi viisi midagi hoida ja säilitada. Põhiline, et see rahva poolehoid saab. Ja mina kui Looduskaitse Selts, selle idee põhiline edasikandja, ja ma Jaan küsisin sinu käest, sul seda raamatut ei ole. Ja siin kõigile kaasautorite nõusolekul tahan ma kõigi poolt sulle selle anda, kuna see mees, kelle haual me seisime seal, tema, kuda ma väljendaks seda, moto oli see, et ta jäägitult armastas seda maad ja rahvast. Tema tegi kõik oma eluajal, mis tema võimuses oli, kuigi väga noatera kõndides, aga et see rahvas jääks püsima ja see maa. Nii, suur aitäh sulle, Leo. Pikaajaline töötaja ja loodan, et seda tuld ja sütitat, et see saaks edasi kantud ja meie terve Eestimaa muutuks rahvuspark. Seda on vaja kogu meie seltsile loomulikult. Ja minu mõte oli seda, et ma tänan, see on tunnustus kogu meie seltsile ja ühte asja, mis ma siia juurde võib-olla lisaksin, see, et me oleme Vootele Hanseniga, oma sõbra, kes on ka seltsis aktiivselt tegev, arutanud seda mõtet, et võib-olla kuidas mõjutada saaks selts, ütleme, maaomanikke niimoodi head suunas, on see, et need maaomanikud on väga palju häid inimesi, kes lubavad loodussõpra oma maa peale ja kõiki meid, nii et me peaks rohkem neid tunnustama ja läbi selle headuse tegelikult nende heade omanike tunnustamise loodame võib-olla, et need ka teised, kes koetega vastu tulevad, et võtavad õppust.